Tere, täna olen ma jõudnud oma linnakorteri vannituppa ja siin on nüüd selline asi, et umbes iga 2-3 aasta tagant juhtub nii, et see vanni ja seina vaheline äär, silikooni äär hakkab hallitama. Ma ei tea, ma olen proovinud igasuguseid erinevaid vahendeid, keemiat, pesta, et see sinna ei tekiks, aga ju see hallitusseen kusagil sees on. Ohutuse ju kindlasti ei ole ja kole on ta nagunii. Nii et ma näitan teile täna, kuidas tegelikult naisterahvas saab ise ka selle vahetamisega hakkama ja vaadake nüüd seda äärt. See tegelikult ma ausõna sekkun siia alati oluliselt varem, kuid seekord lasin sellel minna nii rõvedaks, et te saaksite aru, kui kole ja ohtlik see tegelikult on, milliseks see muutuda võib. Ja põhimõtteliselt on meil vaja siis selliseid tööriistu. Pahtlilabidas, millega natuke kraapida, teip, kui me pärast silikoonime, sest mina ei oska silikoonida nii, et ma teipi ette ei tõmba. Silikooni püstol, lapikene, siis on selline silikon, mis sobib niisketesse vannitubadesse ja silikooni eemaldaja. Selline asi poes on olemas. Ma ei ole sellist varem proovinud, vaatame, kas see ka toimib. Ilge keemia. Nii palju kui ma sain ja jõud peale hakkas, siis see silikooni osa on ära kraabitud ja nüüd ma kasutan siis sellist keemiat, mis peaks lahti sulatama ka kõik viimsed jäägid. Nii kaua, kui see asi teil siin nüüd kuivab, võiksite silgata kiiresti poodi, osta ühe näiteks väikese Tommi jäätise ja süüa selle ära, sest selle jäätise pulgaga on väga hea pärast silikooni sirgeks tõmmata. Minul on sellega 2 probleemi. Esiteks, ma ei armasta jäätist ja teiseks, ma ei viitsi poodi minna. Mina kasutan selleks sõrme. Ma ei väidagi, et see ideaalne on, kindlasti mitte, aga vähemalt on mu vannituba nüüd praegu puhas ja nagunii plaanin ma selle varem või hiljem kõik mikrotsemendiga üle teha.